Mina olen Pille ja täna me räägime sellest, kuidas mina jõudsin Pilatese juurde ja miks ma soovin sellest sulle ka teada anda ja sind rohkem oma kehaga ühendusse viia. Ma olin päris noor inimene ja mul oli 2 väikest last. Kui ma otsustasin, et ma ei taha oma eluga minna päris nii edasi, nagu ma olin seda enne laste sündi teinud, ehk siis 9–5 tööl käia. Ja et ma ei olnud keskkooli ajal kuulanud oma südame häält, mida ma sul soovitan väga-väga teha, siis nüüd tahtsin ma seda järgida ja vaatasin, kus mul oleks võimalik saada õpingutega jätkata nii, et oma kehaga rohkem kontakti minna ja läbi oma keha tuua seda loomingut esile, mis minus on. Ehk ma olin keskkooli ajal tahtnud saada tantsijaks. Aga nüüd jõudsin ma Pilatese juurde. Täiesti kogemata või võid sa arvata, et kogemata, aga ju siis ikkagi elu toob meid nende asjadeni, milleni me peame jõudma. Ja alustasin oma õpinguid Kelly McKinnoni juures. Tema tuli Eestisse, tõi Pilatese Eestisse aastal 2007 ja esimesest treeningust alates see köitis mind. Ja ma arvan, et see köitis mind sellepärast, et mul tekkis turvaline tunne. Seal oli süsteem ja samas jättis see nii palju vabadust minu enda kehast lähtuvalt liigutada. Ja tänaseks olen ma juba 15 aastat olnud Pilatese treener ja Pille Pilatese looja. Ja Pilates on andnud mulle ja väga paljudele inimestele tagasi või siis parandanud elukvaliteeti. Ja mul on sulle ka lugu rääkida. Võib-olla sa oled isegi tundnud vahel, et sa ei jaksa enam. Ja sul on kehas juba märguanded ka, et sa võiksid puhata. Mul olid ka, aga ma ei kuulanud. Ja see viis mind läbipõlemiseni ja lõpuks ka kehalise krahhini. Ja mul tekkis pimesoolepõletik. Pimesoolepõletik, mida ei avastatud ja sellele kogemusele järgnes riburadapidi ka teisi kehalisi läbikukkumisi. Seda võib nimetada läbikukkumiseks või siis hoopis teistmoodi õpetuseks, kui me oskame nendest asjadest õppida. Ja pärast pimesoolepõletikku pärast operatsioonist taastumist, mis oli mulle 2. sünnipäev ehk elupäästev operatsioon, siis ei olnud ma ikka veel iseendani jõudnud ja päris iseennast kuulama hakanud. Ja hakkasin treenima suurte koormustega, ilma oma keha tagasisidet ootamata ja tõmbasin õlavöötme pingesse. Kui kõhu lilutseb 8-sentimeetrine meenutus elupäästvast operatsioonist, siis tuleks ikkagi anda pikemat taastumisaega ja väga sõbralikult samm-sammult oma kerekese tugevamaks teha. Aga mina seda ei teinud. Ja kui oli õlavöötme pinged juba nii suureks läinud, et ma ise endaga hakkama ei saanud, siis pöördusin ma kiropraktiku poole. Ja esimene kohtumine läkski väga hästi. Ma tundsin ennast palju paremini. Ja me leppisime kokku ka teise kohtumise, mille eel ma tundsin oma kõhus. Ma olen kindel, et ka sina oled seda tunnet oma kõhus tundnud, et võib-olla ei peaks midagi tegema või just peaks midagi tegema. Ja mina ei kuulanud seda märguannet, et mul ei ole vaja sinna teist korda enam minna, sest ma tunnen ennast juba hästi. Aga ma läksin ikkagi, sest et kohusetunne ju ütles, et aeg on kirja pandud ja tuleb minna. Ja siis juhtus see, mis viis mind järgmiste õppetundideni. Kiropraktiku juures tehti liiga suur ravi ja minu lülisambadisk
sopistus välja alaselja piirkonnast. Sellele järgnesid valutavad ööd ja valutavad päevad ja kevadel, varakevadel see juhtus ja suvel ma enam juba väga kõndida ei saanud. Suveks kiirgas juba valu vasakusse jalga ja see ilus päikseline suvi möödus minul voodis, jalad seinal, et oleks vähegi natukene mõnusam olla. Tegin ma kõik, mida ma ise arvasin, et ma oskan selle seljavaluga, sest ma olin ju teoreetiliselt õppinud seda. Ma olin ju pilatese treener juba siis. Aga need ei aidanud. Ja kirurgi juures vastuvõtul ja ka pärast analüüse selgus see, et kui on ikkagi tükk närvikanalis, siis tuleb see ära võtta. Me ei saa isegi võimlemisega seda sealt kätte. Ja augusti alguses oligi operatsioon, mis läks hästi. Ma taastusin juba ilusti, aga siis septembri alguses hommikul trepist alla tulles tundsin ma oma puusas valu, mis tundus väga imelik. Ja see valu läks suuremaks. Tekkis pingeseisund alaselga, tekkisid suuremad valud ja lõpuks ei saanud ma enam oma vaagent liigutada ühes ega teises suunas, sest tekkis krambihoog. Pikka juttu lühikeseks tehes siis tekkis mul diskipõletik. Ja diskipõletik võib juhtuda kõigiga, kuid siiski juhtub väga-väga vähestega. Ja tänaseks ei teagi, kas bakter oli pimesoolepõletikust sisse jäänud tegelane või said ma selle kuskilt mujalt. Igal juhul otsis ta kõige nõrgema piirkonna ja andis mulle märguande, et tüdruk, peatu. Vaata õige iseenda sisse ja võttis mul võimaluse siis ringi joosta. Ma pidin peatuma, sest et ma pidin lamava. Ma ei saanud kõndida, sest valu oli nii suur. Jõudsin haiglasse. Ja see on ka võib-olla asjade loomulik käik, sest pool aastat enne olin ma mõelnud, et küll ma tahaks puhkust, kus ma ei peaks mitte midagi tegema, ma ei peaks isegi süüa tegema. Ma saaks lugeda, ma saaks olla lihtsalt niisama. Ja palun, siin see on. Nii et me peame väga täpselt endale sõnastama, mida me oma elus soovime. Ja järgnesidki nii öelda mõnusas lugemises haiglapäevad, kus ma iga 12 tunni tagant sain oma veeni paigaldatud kanüülide kaudu antibiootikume. Ja kuna verevarustuste diskides ehk kõhrelistes kudedes, kõõlustes endas praktiliselt üldse ei ole, siis nende ravi on alati pikem ja taastumisaeg palju vaevalisem. Sellepärast, et toitained tulevad kõrvaliste kudede kaudu. Ja seetõttu sai see ravi olla ka otseveeni ehk siis võimalikult kiiresti kudedeni ja sealt kaudu haigesse piirkonda. 6 nädalat said ma veeni kaudu ravimeid ja siis sellele järgnes 6 nädalat suukaudselt. Aga siis ei lõppenud midagi ära, sest valu oli ju ikkagi jätkuv. Ja siis algas see iseendaga töö. Ja ma ei olnud nõus selle prognoosiga, mis mulle anti. Et jääda liikumatuks, et jääda piiratud liikumisega ja mitte kunagi enam saada tantsida, joosta, teha neid asju, mis mulle väga-väga meeldib. Ja ma hakkasin praktiseerima seda, mida ma olin enne õppinud teoreetiliselt, aga siis panin ma iseenda keha tagasiside sellesse teooriasse
ja hakkasin ennast tervendama pilatesega. Üks samm korraga. Esmalt selili, tõstsin käega ühe jala, tõstsin käega teise jala. Tekkisid suuremad valud, ehk lihased ei olnud selle koormusega harjunud, selle pisikese koormusega. Ja kas midagi, lasin ära taastuda, hakkasin uuesti pihta. Ja nii ma tõstsin koormust hästi väikeste sammude kaudu ja kuulates keha tagasisidet. Lisaks sellele õppisin ma iseennast rohkem armastama. Ma suunasin sellesse haigesse piirkonda oma armastust. Vahel ei uskunud ma ise ka seda, et ma iseennast armastan, sest see oli nii võõras. Aga ma harjutasin ja iga päevaga sai see mulle omasemaks. Ja jätkates võimlemisega, pilatese põhimõtetel võimlemisega ja kuulates tagasisidet, oli neid kordi oi kui palju. Ma pidin alustama algusest, sest lihased vajavad aega, et taastuda ja kohaneda uue koormusega. Ja valuvabaks sain ma 3 aastat pärast diskipõletikku. Nii et kui sina arvad, et kuu aega võimlemist või kuu aega liikumist ei ole sind aidanud mingite valude puhul, siis ära anna alla. Kehas ei käi midagi ühe klõpsuga. Kõik võtab aega. Ja tuleb jätkata. Ilma alla andmata. Isegi kui vahepeal on raske, siis peatu, puhka ja jätka. Lase ühel viisil tegutsemisel mõjuda. Väldi hüppamist ühelt asjalt teisele, ühelt tehnikalt teisele kiiresti, vaid lase mõjuda. Ja lase pilatesel ka mõjuda. Sest et selle mõju ei tule kohe esile. Selleks on vaja kohale jõuda. Selleks on vaja tuttavaks saada oma kehale, hakata tajuma, mis keha sulle räägib ja pilates on nii isiklik ja intuitiivne kogemus. Et luba endal seda kogeda. Aga mis siis ikka? Hakkame peale, eks ole? Oled sa valmis? Mina olen.